Tere, head inimesed! Nagu te näete siin stuudios jälle neid tuntud tegelasi, kes nagu piibel ütleb kuskil nii, et kes maailmas palju nagu tekitavad selliseid rahutusi. Apostlid olid sellised mehed, kes tollel ajal läksid kuskile kuulutama ja alati siis tulid suured rahutused. Nemad mehed siin on praegu väga rahulikud. Nii et praegu me oleme sellises ajas, maailma aeg on selline rahutu, eks ole. Ja rahutu on meil siin Eestis ka. Sellepärast, et praegu kõik püüavad meid veenda milleski. No, et mina teen sinu elu korda ja valige mind ja siis mida edasi. Et, aga noh, need mehed, kes mul siin stuudios on, et need on meil siin pidevad külalised, me juba teame, kellega tegemist on ja on tulemas siis kohalikud valimised, eks ole. Ja siin stuudios on praegu mul siin Kristjan Moora ja Antti Kukela. Nii et tere tulemast. Tere. Ja teie olete need sellised, ütleme, teistsuguse mõtteviisiga inimesed, kui üldiselt inimesed on siin Eestimaal. Mitte nüüd väga teistsugused, aga me võime valimiste eel muidugi näha, kes kuidas mõtleb. Aga kui nüüd sellest rahutusest ja ärevast ajast rääkida, et meie eesmärk on ikkagi pakkuda rahvale neid valikuid, mille järel siis on võimalik maha rahuneda, et meie küll valituks osutumise järel uusi rahutusi ei tekita, vaid viime siis Saaremaal elu endesse rööbastesse, kus me oleme siin seni mõistlikult hakkama saanud ja üritame siis ka esindada ja kaitsta neid huve, mis võimaldavad meil ise hakkama saamisega harjuda lõpuks ja vähem lasta siia võõraid mõjusid, mis kahjuks teenivad võõraid huve. Võõrad mõjud on praegu üle Euroopa tulevad võõrad mõjud ja mõned ütlevad, et Euroopa ongi varsti üle võetud võõraste mõjudega. Eestisse on nad ka tulemas kuidagi moodi. Aga Saaremaa, saarlased on, Saaremaa on veel kuidagi moodi vist suhteliselt võõra mõju vaba. Mõjud ei pruugi olla ainult ju halvad, eks ole, mõjud võivad olla ka head. Me eelmine kord rääkisime ka siin, libisesime üle sellisest maha raportist ja sellest, mida Ühendriikides praegu tervishoiu valdkonnas, milliseid muutusi tehakse, eks ole, et seal on väga palju positiivseid muudatusi ja loodetavasti jõuavad ka need Eestisse, kuigi siin on näha nii Euroopa tasandil kui ka Eestis teatud nendele muudatustele, mille eesmärgiks on rahvatervise kaitse ja parandamine vastuseisu, siis ütleme siis kohalike otsustajate poolt ja arstkonna poolt, eks ole, et kes on siis sellise korrumpeerunud teaduse poolt eksitusse viidud. Et jah, isegi need on teemad, eks ole. No need teemad, mis tulid siin eriti teravalt esile selle pandeemiaga, on ju pärast Ukraina sõja algust kuidagi päevakorrast kõrvale. Ühe päevaga läks, asi kukkus ära kohe. Aga selle mõjud on rahvatervisele siiamaani tuntavad ja kõik muud meie rahvatervist kahjustavad teemad on endiselt reaalselt olulised ja väga hea meel, et meil on Antti Kukela siin stuudios jälle, kes nendel teemadel ka meie programmilisi eesmärke väga selgelt esindab. Nii et eks see võitlus jätkub, et me oma laste ja inimeste tervise eest õigete meetoditega seista saame. See tähendab, et ka kohalik võim saab midagi ära teha või millegile vastu seista või oma saare eest seista näiteks.
kui me tahame, siis saame, jah. Kui tahame teenida võõraid huve, siis tehakse ka seda, üritame nüüd siis meie huvides jätkata. Ma vaatan, minu käes on, ütleme, see siuke huvitav leht, et kus ma seda siin näitan, eks ole, et siin on vaata kõik sa võid panna selle EKRE selle. Kõik püüavad ennast näidata, et meie oleme nüüd need kõige paremad ja kindlasti siin praegu need, kes meil siin stuudios on, võib-olla kvalifitseeruvadki selleks. Ma vaatan siit kohe, kuidas see leht mul siia paremini nagu välja tuleb või rohkem nii, et sedamoodi, et siis mul on siin stuudios on 2 EKRE meest praegu. EKRE on selline ütleme sellised tegelased, kes on kogu aeg tule all olnud ja teid on kogu aeg tümitatud ja peavoolumeedia on ei tea, mis teist kõike rääkinud või sellest erakonnast. Nii nagu omal ajal Trumpist on ju. Meie meedia rääkis hirmsad asju, mida see Trump teeb, aga näed, vaatamata kõigele ta nüüd teebki kõiki neid hirmsaid asju, mis ajab siin teatud seltskonnal siis karvad püsti. Aga ma näitan siis praegu seda, näiteks see leht on, eks ole, et see on üle Eesti on meil olemas siis EKRE kohalike omavalitsuste reklaamleht ja selle leiate veebist kov.ekre.ee ehk siis kohalike omavalitsuste valimised kov.ekre.ee ja sealt, kui lähete Saaremaa alla, siis leiate Saaremaa valla ja Muhu valla kandidaadid. Ruhnus meil kahjuks EKRE esindust ei ole ja seal ongi väiksel saarel erakonnad vist väga ei ole esindatud. Ta on iseseisev vald, nii et tervitused Ruhnule ja tervitused ka Muhule, aga siin on meil siis konkreetselt ees Saaremaa valla kandidaatide nimekiri. Jah, ja kõik on, ja siin on ikka sellised tõsised tegijad, ma vaatan, on ju? No tõepoolest, meil on õpetajaid, meil on nimekirjas endiseid riigiametnike kogemusega inimesi, meil on siin mitmed reservohvitserid, Aare Rüütel, kes seal on kriisinõustaja, meil on õpetaja Veiko Vihuri, kes on väga rahva seas tuntud, nii et ohvitseridest kirikuõpetajani ja õpetajatest riigiametnikena oota, vähemalt 2 ohvitseri on siis, eks ole? No 5 vähemalt on. Ongi nii, jah? Teil on siis sõjavägi kohe olemas? Ei ole, me oleme ikkagi, ütleme, me võime küll kehtestada sõjaväelise korra, kui vaja, aga üldiselt me praegusest tsiviilvalimistel ikkagi peame oluliseks ka selle, et Saaremaa vald võimalikus kriisiolukorras saaks ka hästi juhitud ja see osa on meil ka täiesti programmis ja plaanides olemas ja me oleme seda ju ka harjutanud siin koos Kaitseliiduga ja varemgi. Nii et paljud meie toetajad on ka selles vallas juba kaasatud, nii et meil on selline elanikkonnakaitsevõrgustik loodud Saaremaale kriisi ajaks ja harjutame seda rahulikult jätkuvalt. Jah, kui ma vaatan nüüd seda lehte, mis mul siin käes on, et see teie nagu selline põhiline nagu sõnum on siin, et loome Saaremaast Eesti kõige peresõbralikuma ja väärikama maakonna. Mida see tähendab? Seda see tähendabki, et kui me oleme orienteeritud eelkõige inimestele ja peredele ja eelkõige lastega peredele, sellepärast, et nemad vajavad siin kõige enam toetust, kuna kõige suurem mure, mis on kogu Eestis ja ütleme Euroopas tervikuna, aga ka Saaremaal on see, et sündimus on nagu katastroofiliselt vähenenud, et Saaremaal näiteks, kui varasematel aastatel sündis seal üle 300 lapse aastas, vähemalt iga päev üks laps, siis nüüd on 200 peale kukkunud või alla selle. Oota, ka arst teab, miks see nii on? No, see on tegelikult pikem protsess, mis on käigus olnud aga see, mida me võime siin tuua nüüd
viimasest ajast välja, mis on süvendanud seda, ütleme siis sellist rahvastiku vähenemist ja sündimuse vähenemist. Nii. Samas ka suremuse suurenemist on, eks ole, nüüd peale sellist koroonavaktsiinide globaalset kasutusele võtta ja peale sundimist on selgelt näha, et sündimus on oluliselt vähenenud ja ka suremus on tõusnud. Et eriti nendes maades, kus on siis uue tehnoloogiaga mRNA vaktsiinid kasutusel olnud. Nii et sellel on selline huvitav mõju olnud, eks ole, et... No mis nii väga huvitav on, see on ikkagi dramaatiline, et hea, et see kampaania lõppes, aga selle nagu järeldused tulevad nüüd siis kestavad aastaid ju on ju. Ja teine lugu on inimeste, ütleme siis vaimse tasakaalu ja kindlusega, et kui maksud ja sissetulekud, maksud tõusevad, sissetulekud vähenevad, peredel kindlus puudub tuleviku suhtes, siis on ka see laste saamine lükatakse edasi. Kuidas seda siis lahendada? Meie programm väga selgelt toob esile need meetmed, millega me siis noori peresid toetada plaanime. Eks neid näiteid on Euroopast teisigi, kus seda tehakse, kus toetatakse noori peresid kodu loomisel, ütleme panga laenu võtmise garantiina ja ka selle laenu kustutamisena, kui ikkagi peres juba mitu last kasvab, siis see on ju ühiskonnale tehtud suur teene ja ühiskond peaks siis peret toetama. Et see on nagu keskne meie mõte ja kui me seda teeme, siis ma arvan, et see väärikus tuleb sellega kaasa, sellepärast et igasuguste arusaamatute ehitiste peale, mida siin praegu plaanitakse, me kindlasti nii palju raha eraldada ei taha ja osa valla raha peaks minema siis meie enda inimeste väärikuse tagamiseks. Väärikust tuleb tagada ka eakatel. Ja meil on Saaremaale küll nüüd juurde ehitatud mõned 10 hooldekodukohad Kuressaare haigla juures ja Saaremaa valsis, aga põhimõtteliselt siin eelmistel aastatel üle 80 Saaremaa vanuri pidid, ühesõnaga saadeti mandrile teistesse hooldekodudesse, kuna siin kohti ei jätkunud. Meie aga esitasime siin pärast viimaseid kohalike omavalitsuste valimisi 4 aastat tagasi eskiisprojekti Orissaarde uue tervisekeskuse loomiseks, mille koosseisus on ka hooldekodu, aga ütleme siis ka tervetele inimestele vajalik tervisekeskus, ujula ja selline päevakeskus, mille vajadus on ka vanematel inimestel väärika elu elamiseks oluline. Kuressaares on väga kena päevakeskus olemas. Ja selliste investeeringute suunamine ka mujale Saaremaale kui ainult Kuressaarde on meie jaoks oluline. Me tegime oma raha eest selle eskiisprojekti valmis, aga see pisteti kuskile sahtlisse ja 1 000 000 eurot, mis oli ette nähtud sotsiaalkeskuse rajamiseks, siis eelmistel aastatel võeti ka eelarvestrateegiast ja Saaremaa valla eelarvest välja tänase võimukoalitsiooni poolt. Eks teda siis nii, et oli raha läks igale poole, nagu me aru saame. Ja see oli seal sees, aga ja teine lugu, mida me siis pakkusime, oli siis see, ütleme, seda nimetatakse private partnership projektideks, et selline huvitav nimetus on inglisekeelne kasutuses, vahest on see ka Eestis. Meremeeste ametiühing Jüri Lember, kes meil on Orissaares osavalla kogu aseesimees olnud ja nüüd ka täidab Orissaare osavalla kogu esimehe ülesandeid, pakkus väga selgelt rohkem kui 1 miljonilist investeeringut selle hooldekodu ja tervisekeskuse rajamiseks Meremeeste ametiühingute poolt, sest et suur osa Saaremaa meremehi ja üldse Eesti meremehi tulebki Orissaare piirkonnast. Seal oli merenduse õpe gümnaasiumis ja nüüd siis ka Jüri eestvedamisel õnnestus see õppe sellest aastast taastada. Aga vanad meremehed, kes oma pensionipõlve peavad, tuleksid ju koju tagasi, kui seal oleks midagi kena teha oma teiste meremeestest sõpradega. Nii et sellise meremeeste kodu rajamise osa oli ka selle eskiisprojekti plaanis sees, nii et ega see projekt ei ole siis kuhugi meie poolt kõrvale lükatud. Vald seda oma plaani võtta tänase koalitsiooni eesvõttel ei tahtnud, aga need täiendavate investeeringute toel me saame selle teoks teha, kui rahvas meid usaldab ja valib. Et see kahjuks on seotud valla otsustega või õnneks seni
seni tänane vald ei ole seda ideed edasi arendanud. On nad põhjendanud ka seda? Ei ole, lihtsalt vaikisid maha ja pistid sahtlisse. Nii käibki asi. No neil oli plaan see miljon kuhugi mujale kulutada, mis seal nagu plaanis oli. Nii. Aga no, kui ma veel seda lehte siin vaatan, siis saarlased on Eesti iseseisvaim põlisrahvas. On see tõesti nii? No on küll, ja see on meil juba ka mitte selle valimiste bülletäänis esimest korda, vaid et oli ka eelmise valimiste eel, kes meie reklaamvoldikuid lugesid olemas ja seda rida oleme me siin tublisti edendanud ja me oleme siis ka läbinud hulga kohtuastmeid meie õiguste kaitsel, sellepärast et enesemääramise õigus on üks inimeste esimesi põhiõiguseid. Aga et olla põlisrahvas, siis tuleb ennast põlisrahvana määrata. Nii nagu et olla Eesti Vabariik, tuleb ennast Eesti Vabariigina määrata ja seda me tegime ju, meie esivanemad tegid seda aastal 1918 meie iseseisvus manifestis. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Mida see siis tähendas? Sellel ajal 1918 oligi Eesti koosnes maadest ja rahvastest. Saaremaast sealhulgas, Läänemaast, Virumaast ja muust. Ja kui me nüüd laulva revolutsiooni ajal taas iseseisvusime, siis oli ka ju, et ei ole ükski maa. Nii et need maad ja rahvad on meil ju alles. Ja see, et me oleme saarlased, oleme saarlased siis, kui me oma enesemääramisel seda kinnitame, nii et me oleme ka sellise otsuse teinud. Paraku sellega ei ole liitunud ei liberaalid ega sotsiaaldemokraadid või sotsid, sellepärast et nende ideoloogia on ju ütleme siis internatsidele väga lähedane ja ega me nüüd saarlaste hulka, kes oma põlist traditsiooni järgivad, ei saagi vastu võtta inimesi, kes järgivad hoopis võõraid ideoloogiaid. Kahjuks on nad meie keskel olemas väga suurel arvul ja e-valimistega täna võimul. Nii et me kutsume üles valikuid tehes arvestama, et palun jõudke arusaamisele, kallid saarlased, nüüd on aeg olla saarlased. Valige saarlased. Ma mainiks siia Kristjani juurde ära ka põlisrahvast rääkides, et saarlased põlisrahvana ongi moodustanud valimisliidu saarlased, et kui sa paned, jagad siin. Ja nende, see on selline erakondade ülene, eks ole, selline kogukondlik liikumine, kus nende põhilised tegevused ja eesmärgid on, nagu Kristjan ütles, on sellised põhiõigusi taotlevad ja ka sellist keskkonnakaitselised eesmärgid, eks ole, et siin on Neil on ka täiesti olemas oma koduleht saarlased.org. Kas see on seesama, mis praegu... Seesama, mida me näitame. Ja seal on, ta on nagu, ütleme, algusasi, aga väga selgelt on neil kirjas kõik nende nagu siin on, et eks eesmärgid. Meie peamiseks sihiks on anda kogukondadele tagasi erakondade poolt kaaperdatud õigus otsustada oma elu üle omas kodus. Et see on seesama ühine eesmärk, mida siis meie oleme siin teinud ja siin saates ka kajastanud, eks ole, et Kristjan on viinud mitmeid eelnõusid vallavolikogusse ja mitmed nendest on põhinenud rahvaalgatustele, eks ole. Need on siis, kas need on tagasi lükatud vallasekretäri poolt, pisendades rahvaalgatused märgukirjadeks ja tuues sisse siis sellise juriidilise, eks ole, akrobaatika. Ja seda on iseloomustanud ka õiguskantsler Ülle Madise sõnaga halduskius, mis on selline nüüd Saaremaa vallas olnud täiesti süstemaatiline tegevus koalitsioonivalitsuse ja vallasekretäri poolt, kus need samad rahvaalgatused on siis pisendatud märgukirjadeks, on rõhutud vormilistele külgedele nendes eelnõudes, jäetes sisulise poole tähelepanuta ja et kui me nüüd lubame ka oma selles valimisprogrammis, EKRE valimisprogrammis ja saarlased oma valimisliidus seda, et me kuulame rahva arvamust, eks ole, et meil ei ole see tühipaljas jutt ja lubadus, et meie sõnad ja teod lähevad kokku ja võimule tulles me kavatseme seda traditsiooni jätkata ka selles mõttes, et küsime rahvalt, rahva hääletuste kaudu, eks ole,
rahvaalgatuste kaudu, mida inimesed tahavad kõikides olulistes küsimustes, see, mis puudutab siis kogu Saaremaa elanikkonda. No ja selle juurde ma võin ainult lisada, et ühe esimese eelnõuna, kui EKRE siis eelmistel valimistel saime 6 kohta Saaremaa vallavolikokku, et esimese eelnõuna ma siis esitasingi fraktsiooni esimehena elanike küsitluste korraldamise eelnõu ja selle eelnõu eesmärk oli siis korraldada Saaremaa elanike küsitlusi meile huvi pakkuvates või rahva huvile vastavates küsimustes. Ja see kahjuks ka ei leidnud vallavalitsuse ja volikogu esimehe poolt toetust, selle asemel tegid nad siis alternatiivse eelnõu, meie eelnõu päevakorda jõudnudki, nemad tegid eelnõu, mille järgi siis saab korraldada küsimusi valla pädevuses olevates küsimustes. Inimeste huvid ja tahe on teadupärast palju ulatuslikum kui valla pädevus, et kui me midagi enamat tahaksime, siis küsida ikka võiks. Aga nad tõmbasid selle nagu sellise lävendi alla ja oma eelnõu muidugi suutsid võimuga läbi suruda, aga eesmärk ei olnud neil küsitlusi korraldada, sest ühtegi vastavat küsitlust nad korraldanud ei ole. Ja sama on ka teistes Eesti kohalikes omavalitsustes. Mõnedes omavalitsustes on need sarnased eelnõud vastu võetud, aga sisuliselt elanike küsitlusi tänase võimukoalitsiooni poolt läbi viidud ei ole. Ja meie valimiseelsetes debattides on ka tulnud väga selgelt esile nende tahtmatus seda teha. Eks ole, tänane võimul olid ei julgegi rahvalt küsida. Nad loodavad e-häältega võimul olemist jätkata. Aga nüüd tulevad valimised ja väga selge, miks me sellest valimisliidust ka siin räägime, lisaks EKRE-le, eks ole, et me oleme EKRE nimel väga selgelt tegutsenud, aga kahjuks on väga suur osa meie kenasid Saaremaa inimesi mingisuguse massipsühhoosi arvel või tulemusel öelnud, et ei, EKRE-t me küll ei vali. No ärge siis valige EKRE-t, valige valimisliit saarlased. Olge saarlased ja teil on täiesti hea valik alternatiiviks olemas, sest et saarlaste erakonna ülene tegevus on siis see kaalukeel, mis võimaldab ka erakondade vahelist konflikti selgelt leevendada ja ühist koostööd luua. Seda nad ka oma programmis lubavad ja meil oleks sellist valimisliitu väga vaja. Meil on üks teine valimisliit, eks ole, eelmistel valimistel valla valitsusse jõudnud valimisliit Terve Saaremaa, ja nemad on siis nagu maakesksed, saarlased on inimeste kesksed. Ja maakesksed on otsustanud maa anda võõrastele investoritele. Nagu me teame, nad väga toetavad võõraste tuugeniärimeeste ja igasuguste muude projektide tegemist, mis ei ole keegi esiteks Saaremaa ettevõtjate poolt ja võõraste suvides maa ära kinkimine on ju midagi, mida me oma enesekaitse lähtuvalt ei peaks tegema. Saarlased siin ütlesid muidugi seda, et ja teie kuulute ka sellesse nimekirja, et erakondade poolt nagu kaaperdatud värk. No ja kui seda arvatakse, et me oleme midagi kaaperdanud, me oleme olnud seni opositsioonis, ei ole midagi kaaperdanud, aga oleme õiget asja ajanud. Et selles suhtes väga rahulikult, väga põhjendatult Anti poolt ka teaduslike põhjendustega, ühesõnaga ei ole vist kedagi, kes oleks seni teinud, ütleme siis otsuste eelnõusid, millel oleks nagu 10 lehekülge teadusuuringutega põhjendusi taga. Et sellega me oleme hakkama saanud, et need on jälle liikunud kuhugi sahtlisse tugevama võimulolijate soovil, aga midagi sarnast nemad küll teinud ei ole, nii et nemad on saanud käsu kõrgemalt ja siis väga usinalt täidavad seda, eks ole, igasuguste, võime siia tuua haridusteema, et see on väga oluline, mida me oma lastele õpetame, kas me õpetame neile traditsioonilisi väärtuseid ja inimeseks olemist, kas me õpetame nii-öelda andekatele lastele, võimaldame arendada nende andekusest tulenevaid oskuseid. Lapsed on ju erinevad, mõni on matemaatikas tugev ja mõni loodusteaduses ja mõni kunstis, eks ole, et loogiline oleks ju võimaldada neile siis nende annete eraldi arendamist koolis. Aga tänane, ütleme siis, tänase võimukoalitsiooni haridusministri poolt tehtud poliitika, näiteks Aruküla kooli näitel hiljuti tuli ju esile, et Aruküla kool tahtis targemad lapsed panna
mitte targemad, aga himulisemad, need, kes tahavad õppida, panna siis eraldi klassi, need, kes natuke laisemad ja tundi palju segavad, eks ole, ja panna siis teise klassi ja said kohe haridusministeeriumilt suure noomituse ähvarduse see kool sulgeda, sest võib-olla rahvas ei ole aru saanud sellest poliitilisest suunast, mis tuli Euroopasse pärast teist maailmasõda ja ega kõik asjad Euroopas ei ole üldse olnud head. See oli see, et tuleb nõrgemaid järele aidata ja sellele keskenduda, aga siis ka sellega jäid targemad lapsed igavusse ja nende annete arendamine lõppes ära. Et kui me teame, et Saksamaal enne teist maailmasõda oli haridustase väga kõrge, et gümnaasiumi lõpetajad teadsid juba tuumafüüsikast ja oskasid ka inseneridena toota asju, mida läksid ülikooli edasi. Hitler sai nii kiiresti oma asja üles ehitada. No ütleme, see ei olnud Hitlerist tulenev, see oli selle kooli, selle maa haridussüsteemist. Siis nii-öelda liitlaste peamine pingutus Saksamaa allasurumisel pärast sõda oligi sellele, et teha Saksamaa koolisüsteem täielikult ringi, keskenduda klassides sellele, et tuleb nagu nõrgemaid järele aidata ja targemad õpilased ei saanudki õpioskust, nad ei omandanud, jäidki rumalaks ja nende annete arendamine keelati ära. Ja me oleme praegu samas olukorras nagu Saksamaa pärast teist maailmasõda, kus tänane võimukoalitsioon ei lase meie lapsi enam eriviisiliselt õpetada, kõik on suunatud nõrgemate järeleandmisele. Aga suunised tulevad ju Euroopast. No see sama süsteem, eks ole. Ega me ütleme, et ega alati Euroopast tulevad suunised ei ole need, mida me vajame. Eks me peaksime ise ka mõtlema ja oma laste, kes vähegi, eks ole, Tallinnas saab, viib oma lapsed nii-öelda eliitkoolidesse, eks ole, kus siis siiski õppeedukas toimub, sinna on katsed, sinna tõesti saavad sisse ainult need, kes katsete tulemusel on juba piisavalt targad, teised sinna koolidesse sisse ei saa, et meil on olemas selline süsteem Tallinna linnas ja võib-olla Tartu linnas, aga nüüd maakoolides, eks ole, mille järgi me siis orienteerume, kui õpilane, kui õpetaja ei suuda tarkadele ja andekatele lastele eraldi ülesandeid anda või ta poliitilisest suunisest lähtuvalt tegelebki ainult nõrgemate ja järeleaitamist vajavatega, siis kahjuks maakoolides sellist eliitkooli tegemise võimalust meil ju ei ole. Et see, mis meil koolides toimub, kõik võimalike uute hullude ideoloogiate pealesurumisega ja nokulaulu laulmisega see... Kas vald saab kuidagimoodi seal kätt vahele panna? Saab, kindlasti saab, vald on ju kooli pidaja. Ma mõtlen seda, mis on näiteks õpikutes, et seal ütleme see voolavad sood ja kõik see muu värk on juba sees. Õpikute valik on ju, ei ole nii, nagu oli nõukogude ajal, et oli üks haridusministeeriumi poolt kinnitatud aineõpik, et tänapäeval on tegelikult see valik päris suur, et mina vaatan küll nüüd hiljaaegu algas jälle uus õppeaasta, et mina vaatasin laste õpikud üle, et sirvisin kõik õpikud läbi, vaatasin, et kas need on nagu siis lastele sobilikud, eks ole, et nendes õpikutes, mis minu lastel praegu kasutada on, mina ei leidnud midagi sellist, mis võiks lapsi nagu ideoloogiliselt nagu väga hullutada. Kas see on nagu valla valik või on see... See on ikkagi kooli valik. Kooli ma täpselt ei teagi tegelikult, kas sellega tegeleb haridusosakond või sellega tegeleb iga kool ise, et selle saab välja uurida. Aga jah, teine suur teema jällegi on see, et ma olen nüüd Saaremaa gümnaasiumi hoolekogus, et seal me jätkame endiselt selle sama teemaga, nutiseadmed, eks ole, ekraaniaeg, et meil on positiivseid muutusi näha. Seal Saaremaa gümnaasiumist tulevad kohe klassides kasutusele nutiparklad, mis tähendab siis seda, et tunni alguses õpilased panevad oma nutiseadmed, siis see on selline riiul sinna nutiparklasse. Ja sellest on meil ka juttu olnud, sellest samast tehisintellektist, eks ole, ja minu tütar, kes on nüüd Saaremaa gümnaasiumist, tuli just üks päev koju ja ütles, et neil on antud ligipääs siis sellisele keskkonnale, kus siis nagu toimetab tehisintellekt, et me siis hakkame koos vaatama ja avastama seda maailma, et mida sealt siis meie lastele tuleb, millisel kujul ja et mida see endast kujutab, et seda me saame edaspidi kajastada.
aga ma tooks ühe asja veel siia juurde, mis on väga suur huvide konflikt ja ma juhiks valijate tähelepanu sellele, eelkõige puudutab see siin nüüd koalitsioonivalitsuses olevaid kandidaate, samuti ka valimisliitu terve Saaremaa, et seal on terve rida kandidaate, kes on ka hetkel praegu vallavalitsuses palgal. Mis tähendaks seda, et kui inimesed valivad selliseid inimesi, kes on praegu vallavalitsuses tööl, vallavalitsuse palgalised isikud, see võib tähendada seda, et tulles valituks volikogusse, tekib selline oht, et täidesaatev ehk endine vallaametnik saades volikogusse, hakkab seal teostama hoopis teistsugust poliitikat, eks ole, et vallavalitsuses on nii-öelda selline vist välja kujunenud ja kujunemas ja püütakse kogu aeg säilitada sellist parteilist toiduahelat, eks ole. Ja ehkki ka vallavolikogus on see sama probleem, aga ma soovitan inimestel pöörata tähelepanu sellisele asjale, et sellised vallavalitsuse töötajad, et mõelda selle peale, et kas nendel on ikka kohta vallavolikogusse, mis peaks olema inimeste esindusorgan. Toome jälle võrdluse, eks ole, et kui meil on printsiip võimude lahusus, meil on õigust, eks ole, toota seadusandlik võim, meil on täidesaatev võim ehk valitsus, ja siis on ka kohtuvõim kolmas. Et kui nüüd kujutame ette, et tänased valitsuse liikmed kandideerivad Riigikogusse ja siis nad on korraga Riigikogus ja korraga valitsuses või? Aga Saaremaa vallas sellist efekti juhtub ja sama on ka osavallakogudes, kus siis on valla-alasutuste töötajad sageli sinna sattunud, nii et selline võimude lahusus, kui see ei toimi, siis ei ole ka demokraatiat. Ja see, mida Anti ütles selle printsiibi kohta, et tasub jälgida. Et kui vallavalitsuse töötaja jääb sinna valitsuse edasi, siis ta võib-olla on see nii-öelda häältemagnet küll, aga kas ta 2 kohas tööle üldse sobib tal hakata. Kumma ta siis valib? Et korraga ei saa 2 asja. Vaata, me käisime, me olime kõik, oli üks debatt siin, mis maja see oli seal, selline imelike... Tuulekojas. Sama valimisliit Saarlased korraldas kena debati, kutsus kõik teised osapooled kohale ja käituski sellise, ütleme siis moderaatorina, kuigi vestluse moderaatoriks oli kaasatud Tõnis Kipper, tema väga neutraalselt ja ilma kallutuseta küsis küsimusi ja sellega siis ka see valimisliit asuski täitma oma sellist lepitaja rolli ju tegelikult. Ja need sõnumid, mis sealt kõlama jäid, iga osapool sai oma sõnumi kenasti esitada, aga valimisliidust 2 teemat võib-olla, mis nad siis esile tõstsid, tasuks esile tuua, et seal oli, esimene teema oli, et kas me siis anname Kuressaare linnale tagasi linna õigused ja ühesõnaga kohaliku omavalitsuse praegu pole linna, eks ole. Praegu pole linna enam nagu olemaski, Saaremaa valla sees on ka Kuressaare linn ja tänasel Saaremaa vallavanemal on siis kaelas ka Kuressaare linnapea selline ametimärk. Aga võrdleme nüüd, kas mõnes teises kohas läks teisiti? Haapsalu? No Haapsalu jäigi linnaks ja võttis enda külge, linn laienes. Pärnu tegi samamoodi. Pärnu linn laienes väga suureks, siis ta on nagu maailma suurim linn oma territooriumitest. Siis on see sama näha siin. Nii, jah. Ja keda valida Saaremaad juhtima. Siin on ka see aadress, kui inimesed soovivad vaadata. Aga nüüd, kui me selle sama teema juurde Kuressaare linn, eks ole, Kuressaare on põline Hansalinn ja ma arvan, et valimistel osalejad võiksid küll oma valikuid teha ka sellest lähtuvalt, et kas me anname siis Kuressaare linnale kohaliku omavalitsusüksuse linnaõigused tagasi ja selle arutelu tulemusel valimisliit Saarlased selge seisukoht jah, teistel oli ka vist midagi samuti, jah, Isamaa on ka pooldav,
aga teised jätsid oma arvamuse sellel teemal üldse ütlemata, ehk siis nad ei toeta seda, nad arvavad, et see volikogu juures olev linnakodaniku komisjon täidab selle asja ära, aga keegi ei ole ju valinud, kuressaarlased ei ole saanud valida linnakodaniku komisjoni liikmeid, see on nimetatav komisjon ja see ei ole jälle demokraatiaga kooskõlas. Et üks eesmärk on siis valida Kuressaare linnale sarnaselt, nii nagu praegu tekivad võimalus valida kohalikud osavallakogud, anda vähemalt sama võimalus Kuressaare linnale ja siis see esindajate kogu, kas me nimetame seda siis linna puhul ei ole ju volikogu, on reeglina raad vanast ajast, aga teda võib ka volikoguks nimetada, õiguse midagi otsustada ja kui nad tahavad, eks ole, siis saab ka linnale eraldi. Aga kas seal on vaja riigi sellist värki või? Ei ole, see on kõik kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kooskõlas. Et saab Kuressaare linnaks Saaremaal, ei, selles mõttes teda ei saa ühe Saaremaa valla koosseisus eraldi linnaks teha, aga nii nagu meie Saaremaa valla koosseisus on osavallad, nii saab ka sinna teha Kuressaare linna. Natukene jääb tal siis nagu täis õigustest puudu, aga näiteks Tallinna linnas, eks ole, on olemas linnaosad. See on seaduses kirjas. Ja linnaosadel on olemas linnaosa volikogud ja linnaosa volikogude juures on ka linnaosa valitsused. Et on olemas see seadusandlik, on olemas täidesaatev võim ja linnaosa valitsustel on ise mõtelda ja neil on oma otsustuspädevused ja omad eelarved. Nii et linnaosad on suhteliselt autonoomsed üksused Tallinna linna koosseisus. Samamoodi saame me ju Saaremaa valla koosseisus osavallad ja Kuressaare linna teha autonoomsemateks üksusteks, et see nii-öelda kohaliku elukorralduse küsimused ei oleks siis ainult Kuressaares tänase Saaremaa valla kitsa juhtkonna otsustada, vaid rahvas erinevates osavaldades, mis meil on vanad kihelkondade põhised enamasti, saaks jätkuvalt ka otsustada kohalike elu küsimusi. Kui me selle õiguse neilt ära võtame ja me oleme täna olukorras, kus osavaldade juures on teenuskeskusteks nimetatavad struktuurid, kus on teenusekeskuse juhataja üks isik, aga sellel juhatajal ei ole ühtegi alluvat. Kõik sellest teenuskeskusest töötavad inimesed, sotsiaaltöötajad või nad on otse Kuressaares oma linnaosakonna alluvuses, nii et see teenusekeskuse juhataja käib küll seal majas, ta võib seda maja kui keskust, aga isegi selle hoone suhtes tal ei ole otsustusõigust, et tal ei olegi midagi, et kui inimene pöördub teenusekeskuse juhataja poole, kellel ei ole alluvaid, siis vastus on see, et aga seda küsimust mina otsustada ei saa, et seda otsustab meil kõrgem ülemus. Miks me siis selliseid ametikohti siin hoiame, kui kohalikke otsuseidki teha ei tohi? Eks ole, see on ju siis näiline iseseisvus. Iseseisvus kaduma ei läheks, tuleb ikkagi, meie ettepanek on väga selge, nimetame need teenusekeskused. Inimesed ei ole ju, kui me rääksime hooldekodudest, me ei pea inimesi nagu hooldekodu asukaid ülalpeetavaid, eks ole, teenindama. Need on ju vabad kodanikud, nemad otsustavad, rahvas ongi see, kes otsustab, mis seal toimub oma valitud esindajate kaudu ja selle vallavanema roll ka Saaremaa vallas on olla rahva teener. Teha seda, mida rahvas nõuab. Mitte seda, mida ta oma peas kokku arvab või võõraste investoritega koostöös salaja kokku lepib, eks ole, see tuleb välistada. Ja nüüd selle teenuse keskuse asemel luua osavald ja osavalla vanem ja need vallatöötajad, kes seal osavalla siis vallamajas töötavad, võiksid ka selle osavalla vanema poolt nende tegevused koordineeritud olla, mitte et igaüks käib eraldi Kuressaares koosolekul ja siis kuuleb, mida ta tegema. Vaata, sa rääkisid seal, vanal ajal oli ka kohtuvõim kuidagi moodi. See kolmas võim on kaduma läinud, olid ju isegi vallakohtud. Ja. Valla tasandil olid kohtud. Meil on praegu suur Saaremaa vald, aga põhimõtteliselt sellel pole ka oma kohut. Nüüd ongi see, on olemas kahetasandiline kohtusüsteem, millest me peaksime aru saama. Esimese tasandi kohus teeb koha peal ka otsus ära ja kui on korras, siis on hästi, aga siis on võimalik apelleerida järgmisele, kui ei ole nõus, eks ole. Et selles osas, me ilmselt vallakohtut tegema siin ei hakka, kui kaelakohust nagu see oli. Aga selles mõttes see maatasandil kohtutega, on see probleem, et nii nagu on tänane riik väga kitsa võimupartei käes, millel on võib-olla erinevad nimetused, nii on ka need kohtud tegelikult
selgelt poliitiliselt juhitud praegu, et see on üks terviklik probleem, mida me siin kohalike omavalitsuste valimistel hetkel muuta ei saa, aga nüüd mida me saame teha, on, eks ole, kutsume üles kõiki valijaid, tulge valima 19. oktoobril, valimispäeval, pabersedeliga ja see tulemus, mis siis pabersedelitel saavutatakse, on ka selgelt eraldi näha valimistulemuses. Me teame, et siis tulevad e-hääled. Eks ole, 3 viimast valimist, viimased kohalike omavalitsuste valimised 4 aastat tagasi, viimased Riigikogu valimised siis 2,5 aastat tagasi ja viimased Europarlamendi valimised siis eelmisel aastal. See paberihääletuste ja e-häälte erisus tuli ju kõigile väga selgelt välja, et kui nagu e-hääled tulid varem, saime teada, selgus, et EKRE oli eelmiste kohalike valimiste tulemusel praktiliselt vallas võimul paberhäälte tulemusel ja e-häälte tulemusel me siis said teised võimuerakonnad nii palju hääli juurde, et nende võim sai garanteeritud. Tähendab, e-häältega nad said teised juurde siis. Ja sama juhtus Riigikogu valimistel ja edasi. Et kui see on nii 3 korda järjest juhtunud, et tulge sinna valimisjaoskonda kohale, täitke oma kodaniku kohust, valige paberil see, keda te soovite, ja me suudame paberhäälte tulemustel näha seda, mida rahvas tegelikult jah, aga vaata huvitav, see iga kord on olnud nii, et paberhääled antakse enne ekraanile, on ju. No ja nad on kokku loetud, see on ausärk, suurest ja seal on ka väiksed. Ja siis läheb teatud aeg, on ju, siis jääb kuskil kas server kuskil hakkab restarti tegema või mis iganes, läheb palju aega ja siis nähtavasti need patsiga poisid on seal midagi nokkinud, et tulemused võiks olla nagu sellised. No näiteks selline asi, et Saaremaad esindab praegu Kalev Stoicescu Riigikogus. Temale antud e-häälte kogus oli piisav selleks, et ta siis Saaremaa, Läänemaa ja Hiiumaa valimisringkonnas Eesti 200 esindajana täpselt üle künnise jõudis. Paberhäältega tema tulemus oli olematu. Ja nüüd küsimus, et kas keegi teda tunneb ka siin Saaremaal. No, eks ole, see on see tulemus, mida te siis saate, et olete te siis tema valijad, kas te kuulate, kas mõni tema valijatest on siin eetris? Eks nii, et tegelikult nii kaua, kui on need seda tüüpi valimised, siis on päris keeruline muuta midagi. No ei ole keeruline, tulge õigel päeval valima, tulge hääletage pabersedeliga, ja kutsuge oma sõbrad ja tuttavad ka seda tegema, eks ole, petta saab siis vähem, sellepärast, et lõpuks on see valijate hulk, on ju teada, kui palju siis valimas käis. No võib-olla e-häälte puhul me seda isegi ei tea, kui palju käis, aga mis sellest e-häälest saab? Kõik need valimisvaatlejad on ju öelnud, et ühel hetkel selles e-häälte kokkulugemise protsessis saab selle ära muuta, kelle poolt valisid. Nii et kui te ei hooli sellest, et keegi teie e-hääle muudab kellegi teise kasuks, mitte selle kasuks, kelle poolt te valisite, siis hea küll, aga kui te hoolite, et te tahaksite kellelegi häält anda, siis tulge andke see pabersedel ja jaoskonnas. Jah, vot sellised probleemid on meil siin, eks ole. Ma tuleks siin ühe teema juurde. Eile vallavalitsus tutvustas uue aasta eelarvet, Saaremaa valla eelarvet ja kõikidest erakondadest oli kutsutud kaks inimest võisid osaleda, nii et Krista Moora, mina käisime siis EKRE kandidaatidena seda kuulamas ja seda kuulates, selleks oli poolteist tundi aega varutud ja see oli 48 lehekülge pikk seletuskiri oli sellel valla eelarvel juures ja see saadeti tutvumiseks eelmisel päeval, nii et jäi napp ööpäev sellega tutvumiseks ja siis kui me hakkasime esitama selliseid sisulisi küsimusi, et neid ridasid lahti arutada, siis selle peale tuli kogu aeg kommentaariks, et me tahame siin anda ülevaadet, mitte arutada asja sisuliselt ja sealt koorus välja minu jaoks vähemalt üks lubadus valijatele see, et valides EKRE te saate ka läbipaistva valla eelarve, sest meie käime rida-realt kõik punktid läbi. Iga rida annab omakorda veel jaotuse, eks ole, kus see rida, kui seal on näiteks 1,5 miljonit, et see ei jää üks rida ja 1,5 miljonit ja siis keegi võib selle 1,5 miljoniga
kontrollimatult toimetada, vaid see 1,5 miljonit kuni viimase euroni peab olema lahti seletatud ja ka põhjendatud otstarbekohane, eks ole. Ja ilmselt ka üks uus eelnõu oleks see, et loodaks kontrollorgan, kes teostab järelevalvet eelarves välja toodud siis nii tulu kui ka kuluartiklite järgimise üle. Et inimesed, kui soovite läbipaistvat ja ausat valla rahadega toimetamist, siis teate, keda valida. Et meie lubaduste taga on ka teod, et kui me siin oleme varem näidanud seda. Jah, vaata, kui ma nüüd lähen uuesti tagasi sellele valimisdebatile seal, eks ole, siis seal oli, korra tekkis üks selline kahin rahva hulgas. Vaata, siis seal oli üks teema, ega see teema seal üles ei tõusnud, ütleme see tuulikute teema ja siis ütleme, ma ei tea, mingi tohutu elektriliini rajamise asi. Tõusis väga vähe, jah, et see... Seda ei olnud seal, aga seal keegi ütles, et vaata, seal oli üks selline küsimus, või keegi ütles seal nendest, et meil ei ole ühtegi sellist küsimust siin, mille puhul me oleksime nagu rahva arvamusega nagu ei arvestanud. Ei ole arvestanud ja siis oli, kas see Kipper vist ütles, et kuule, et siin rahvas näib olevat teistmoodi, jah? Ja see oli see väide, et mida siis võimukoalitsioon püüab esitada, et nemad on kogu aeg rahva arvamusega arvestanud. No see ongi selline väide, mida nad kahjuks tõestada ei saa, sellepärast, et ühtegi rahva küsitluse tulemust nad ei ole isegi päevakorda võtnud ja reaalselt rahva küsitlusi nad ise läbi viinud ei ole. Ja nagu väita, et mina olengi see, kes rahva arvamust esitab, on see, mida võimul olijad tegema ei peaks. Ja see on see, mida me siis tahame muuta, et me tõepoolest meie programmis on selgelt kirjas, viime läbi elanike arvamuse küsitlusi ja püüame siis taastada ka rahvahääletuste traditsiooni. Küsitlus on siis arvamuse küsimine, aga hääletus on siduv poliitiliselt, mis tähendab, et kui rahvas hääletab mõnes küsimuses nii nagu ta õigeks peab, siis vallavalitsusel on kohustus seda rahva tahet täita. Kas see riigi seadustega ka kuidagi saab teha? See rahvahääletuste traditsioon on meil paaril korral ka enne teist maailmasõda olnud põhiseaduses sees ja nüüd ta on seal jälle nii kehvasti sõnastatud, et teda tuleks parandada. Aga no EKRE sellepärast ei olegi ainult mingi Saaremaa kohalik erakond, vaid et meil on ka Riigikogu esindajad, et selle rahva hääletuste taastamise nimel sõdime me ka Riigikogu tasandil ja loodame, et siis need seadused saavad ka vastavalt kohendatud ja seda rahva hääletust ei pea ainult üleriiklikult tegema, meil oli ju üks rahvahääletus. Ühesõnaga on võimalus olemas. Mäletate, kas me astume Euroliitu või ei astu? Mäletate? Kuidas keegi hääletas, kas seda ka mäletate? Ega see oli nii ammu, eks ole, et see mina olin siis skeptiline ja ei tahtnud, sellepärast, et oma riik, oma raha, oma vabadus ja iseseisvus kellelegi ära anda ja arvata, et keegi võõras juhib meid siis paremini, et see ei ole mulle kunagi istunud. Ja nüüd on sama lugu, et me näeme, et kõik need liidud, suured liidud, Nõukogude liidud ja Euroopa liidud ja kõik muud, on ajaloos osutunud ajutisteks. Ja ajutisi asju ennast juhtima valida on rumalus, eks ole. Kui me siin rahvana oleme tuhandeid aastaid saanud ellu jääda, 15 või 17 võõrvõimu on meid, kuidas seda loetakse, sellest natuke see arv sõltub, valitsenud, kõik on läinud kaduvikku. Ka vallad ei ole olnud igavesed, eks ole. Ka neid on muudetud kogu aeg. Ja see tähendab seda, et osa asjad on igavikulisemad ja osad on kaduvad. Ideoloogiad, kas need on olnud, kas sotsialism, mis meid siin viimase 100 aastat on nagu ruineerinud, et kas see on nüüd igavene või? See elab edasi. Ta kindlasti elab edasi. See elab Euroopa Liidus edasi. Aga vaatame siis, mis meie põline rahvas tegi, et kas meil oli sotsiaalhoolekanne olemas. Meie oma vanade inimeste ja vallasantide eest hoolitsesime juba enne seda, kui see kord tuli, eks ole. Igaühele oma
aga me ei nõudnud, et vallasant saaks hääletada vallavanema valimistel, sellepärast, et tema ei tootnud midagi ja temale anti küll, hoolitseti tema eest. Aga inimesed, kes ei teadnud enam maailma asjast midagi ja võib-olla ei olnud ka vaimselt enam võimelised otsustama, eks ole, me nagu nendele valimisõigust ei nõudnud. Ja need, mismoodi valla valitsust valiti varem, üldiselt valiti peremeeste hulgast, eks ole. Need, kes ise maksu maksid, need, kes seda valda üleval pidasid, need otsustasid ka, kuidas seda raha kulutada. Ja nüüd, kui me võtame vallavalitsusse inimesi, kes meelsasti kulutavad teiste raha, nii nagu sotsid seda teevad, aga ise midagi juurde ei anna. No kas me vajame neid sinna raha jagajate hulka? Mõelge ka selle peale, eks ole, et põhimõtted on sellised, mis ikka aja jooksul tulevad tagasi, mis siis õige on. Ja ega me ei taha kedagi röövida või noh, aga kui nüüd keegi tänastest valitsejatest otsustab meie maad ja merealad maha müüa ilma meiega nõu pidamata, kes see siis on? Kas see on meile hea tegija või? Miks me tema poolt peaksime hääletama, kui ta seda teeb võõraste ärimeestega kokkuleppel ja väidab, et see on meile kõigile hea? No, see on ju pettus. Nähke pettus ka läbi. Ma tooks ühe näite või tegelikult ma sooviks, et Kristjan tooks selle välja, selle vallavalitsuse seadusetust tegevusest nüüd selle üldplaneeringus ette nähtud tuulepargi arendamise alal, et kus käib selline kõva metsa raadamine. Ehkki, jaa, just. Jah, ma käisin vaatamas, ühesõnaga tänases siis Saaremaa valla üldplaneeringu kavandisse joonistati ju eelmisel aastal sisse mõned üksed siis alad, mis siis on ette nähtud tänase vallavalitsuse arvates tuugenite rajamiseks ka meie maismaale. Seal oli need alasid varem ka maakonnaplaneeringus joonistatud. Ja neid joonistatakse ka sinna, kus võimalikult vähe asustust ja suured põllud, rääkimata läbi nende inimestega, kelle põllud need on. Aga on ka RMK maad ja nüüd on nad RMK-ga kokku saanud ja nendel aladel, kus need tuugeni pargid maismaale siis Saaremaal on kavandatud, on suuresti lagedaks raiutud juba, ega siis ettevalmistustööd käivad, sama on ka mandril, väga paljudes kohtades, kus planeeringud ei ole veel jõudnud üldse sellesse järku, et neid kinnitama hakata või arvestama hakata, aga mets on juba maha võetud. Eks ole, et me peame aru saama, et need, kes neid tuugeneid rajada tahavad, on praegu valimiste eel maha vaikinud oma tegelikult eesmärgid ja kohe, kui valimised läbi saavad ja kui nad võimule saavad, siis nad otse kohe panevad selle nii-öelda gaasi põhja ja asi jätkub. Et ärge uskuge pettureid. Mõistke, et nende plaanid ei ole veel muutunud, nad loodavad veel viimases hädas kätte saada seda raha, mida tänase valitsuse poolt on neile lubatud, neid miljardeid, mida meie riigieelarvest nende tuugenite arendajate taskusse tahetakse kantida. Päästjate palkadeks ei leita raha, aga miljardeid sellesse projekti on, nagu öeldakse, kõrvale pandud. Et meil on seda raha oma rahvale tarvis ja mitte nende võõraste arendajate taskusse. Jah, ja kui vaadata seda, et näiteks meie suur liitlane Ameerika on kogu selle värgi kinni pannud üldse. No Euroopas hakatakse ka aru saama, igal pool juba suletakse, Saksamaal suletakse meretuuleparke ja demonteeritakse neid ja keegi, ühesõnaga otse kohe, kui need eraldi toetused ära kaovad, siis kaob ka igasugune mõte nende tegemiseks, et nad on ju peale makstud ja kinni makstud projektid, eriti kalli elektriga, eriti ebakindla süsteemiga, sest tuul ju kogu aeg ei puhu ja meil on alternatiivid olemas, et kui keegi küsib, et aga mis siis saab, et kui me nüüd nagu tuuleelektrit ei saa. Meil on Saaremaal Kuressaares olemas kombijaam, 4 megavatti. Selle võimsust saab tõsta, töötab kohaliku hakkpuidu peal. Nii et lisaks toa soojale suudab toota. Muidugi saab, pane üks plokk juurde. Plokk juurde, jah, seda muidugi. et pane teine katel. Ja Tallinna juures me ju teame, kus on küll suur elektritarbimine, et mida siis toodavad need kombijaamad, mis põletavad seal nii prahti kui hakkepuitu kui muud. Et siin võiks ka oma prahti põletada. Me võiks ka oma prahi ära põletada, täpselt. Ja see vajab lihtsalt eraldi katelt, kus piisav temperatuur ja heitmeid siis atmosfääri tuleb vastavalt mürgise heitmeid vähem. Ja meil on olemas 2 sellist kohta, kus on see võimalik, eks ole. Kuressaare alajaama juures, kuna siin on ka see soojustootmine linnale vajalik. Orissaares ei ole soojust nii palju vaja, nüüd tahetakse Orissaare katlamaja
väiksema katla vastu välja vahetada, kuna soojust, varasem katel oli ehitatud selleks, et võib-olla saab seda võrku laiendada, no selgub, et keegi seda kallist sooja osta ei taha, aga kui me ikkagi teemegi selle katla peamiselt elektri tootmiseks, siis kui seda tasub teha Taanis ja Tallinnas, et siis võiks ju siin ka teha, et see on nagu kohalike inimeste, kohalike ettevõtjate oma investeeringuga võimalik, oli Kuressaares võimalik, on võimalik laiendada ja vald võiks olla täiesti ettevõtja, vald võiks teenida raha selle pealt. Ja näiteks Leisi võiks ju ka teha. Ka Leisi võiks teha, seal on ka alajaam, sealt ju argnevad liinid ja läheb ka Hiiumaa suunas, eks ole, et see on nendesse sõlmpunktidesse, liinide sõlmpunktidesse olemasolevate alajaamade kõrvale, kus on riigimaa, Torissaares on täiesti olemas, me oleme ka seda samamoodi juba 8 aastat olen ma siin vallavolikogus, ma olin ennem arenduskomisjonis, teinud ettepanekut, seal on 8 hektarit riigimaad, seal on hulga hektareid vallale kuuluvat maad, no tehke sinna tööstuspark, planeerige sinna see elektrijaam ja me saame juhitava võimsuse, see on autonoomne võimsus, mis tähendab, et kui mandrilt töötab kogu aeg, ei, siis kui vaja, kui mandrilt tuleks, tehakse mandrile tuumajaam, tuleb sealt odavat elektrit, me ei pea oma puitu siis ahju ajama, aga kui kaabel katki läheb või mis on meie kriisi suured sõjahüsteerikud on siin, arvavad, et tuleb kõige hullem, eks ole. No aga kui mandrilt kõige hullema käigus enam voolu ei tulegi, mis me siis teeme? Me saame oma jaama tööle panna, eks ole, seda autonoomset elektrivarustust tagavad kõik mõistlikud riigid oma saaretel. Me oleme saar. Nii. Aga autonoomne tähendab seda, et vajadusel iseseisev. Ja meil on olemas tegelikult ju see materjal, millega kütta. Praegu see läheb seda veetakse kõiki Taani ja Hollandis. Jah. Et selles suhtes me saaksime, ja meie ettevõtjad on sellest huvitatud, kui nad saaksid, ja meelega võtaksid selle osaluse ka selles jaamas. Aga kelle tagasi värk seisab siis? Aga meie suurte kesksete poliitiliste otsuste rohehulluste taga, eks ole, et meil nagu ei taheta seda hakkepuitu roheliseks tunnistada, aga Taanis ja Hollandis see kõlbab küll. Eks ole, kui meie sugustele ütleme siis Euroopa äärealadele kehtestatakse ikkagi röövellikke tingimusi ja see sama asi, et kui siia tahetakse ehitada neid asju, mida Euroopa kesksed riigid oma kodus ei tee, nad on ju keelanud meretuuleparkide tegemise 50 kilomeetrile kaldast lähemale ja meile tahetakse teha ikkagi veel 10 kilomeetri kaugusel. See on selline erikohtlemine, mis on, võõrsõnaga on see diskrimineerimine, eks ole, meie nagu röövimine. Ja ega siis koloniaalmaailm elab ju edasi, eks ole, kui meilt tahetakse ressursse ära võtta, kas me peaksime seda siis andma, eks ole, ei peaks. Aga kes seda iseseisvuse eest siin seisab? Jah, kes? Ma tooks saarelise, eks ole, vallana nagu selle teise olulise asja veel juurde. Kristjan rääkis siin sellest energeetika julgeolekust, et siin on Läänemeres ju viimasel ajal kaableid katki läinud küll ja küll, eks ole, ja nende parandamine võtab väga palju aega, mis toob meid teise olulise asja juurde, on selline toidujulgeolek, eks ole, et meil on programmis sees see, et toetame maaelu, toetame peresid, kes ise tegelevad, eks ole, põllumajandusliku tootmisega, taotleme nendele siis maamaksust vabastamist, eks ole. Et see kõik taandub ära toidujulgeolekule, eks ole, et praegu on riigivarude keskuses kriisiks varutud 10% Eesti elanikkonnast 30 päevaks toiduhulk, mis ei ole tavatingimustes ühele inimesele energeetiliselt piisav. Kus see toiduhulk on? Kes on need 10% välja valitud, eks ole, seda võib igaüks mõelda, et kes sellele ligipääsu saab, aga tasub inimestel ka silmas pidada seda, et EKRE on siin, on sellele tähelepanu juhtinud ja ka, ütleme siis, valimisliit saarlased, mis koosneb siis valdavalt põlisrahva esindajatest, nemad on teinud väga tihedat koostööd Kaitseliiduga, et luua tsiviilelanikkonna kaitsevõrgustik üle Saaremaaline, mis hõlmab endas ka siis seda sama toidujulgeolekut. Et sellega ei ole tegelenud ükski koalitsioonipartei, vaid see on selline vabatahtlik kodaniku ja kogukonna algatuslik. No toidujulgeolek on, et kui on talud, ütleme näiteks, eks ole, talud saavad normaalselt, aga kui sul tuleb üks riigiametnik sinna sisse, mingi imeliku asjaga ütleb, et sinu sigadel on mingi taud ja lööme kõik sead maha.
no see on nüüd veel eriti kuritegelik No, korruptiivne süsteem, mis siin Eestis toimus, 65 000 vist öeldi kokku sigumisi, sealt tapeti ära ja mille nagu haigustunnuseid keegi ei vaevunud uurima, sellepärast et see jälle see mRNA või test, eks ole, mis ei tõesta haigust. See on see sama test, mis meile tehti või? No jah, et kas oled haige või mitte. Jätkub sigadel see saaga. Nüüd jätkub sama probleem, jah. Ninasse mingi asi, jah. Ja see on ikkagi väga suur kogus, millega vastutulelik ja järeleandlik, ma arvan, et siin on veel teine osa ka. Alates kevadest juba tulid ka toitumise muutmise eeskirjad meie sellest samast haridusministeeriumist ja seal tuli väga selge juhis ka selle kohta, et sealiha tuleb lastele anda vähem. Et selliseid juhiseid võib-olla pole keegi kuulnud, aga see meie lasteaia kokatädid ja lasteaede juhatajad ja kooliteotajad teavad sellest. Osa on rõõmsalt nende plaanidega kaasa minemas ja Euroopas on ka ju meie kasvava moslemi elanikkonna tõttu näiteks Inglismaal või mujal. No nad on mõnes kohas ikka täiesti üle võtnud kõik. No Eestis võetakse neid samu reegleid, mida siis on seal moslemite survel üle võetud, võetakse meil nagu vabatahtlikult. Eks ole, et meil seda survet veel ei ole, aga võimukoalitsioon on juba täidab edumeelselt, tapab meie sigu, eks ole, nii et selles mõttes see toidujulgeoleku osa tänasele valitsusele ei saaks me kuidagi usaldadagi, sellepärast et nad ei ole seni vabatahtlikult ega sunniviisiliselt valmis olnud tegema ühtegi jaotuskava. Ehk siis, kui meil on Saaremaal 32 000 elanikku, nii nagu nad paiknevad, meil on vald nii ära tsentraliseeritud, et nagu ma rääkisin, meil on praegu teenuskeskused, mille juhatajal ei ole nagu ühtegi alluvat, et kuidas tema siis kohaliku osavalla inimesi toidab, kui valdadel see kohustus ju varem oli. Siis, kui olid väiksed vallad, oli kriisikohustused täiesti olemas. Isegi Kuressaare linnas oli linnaarst, eks ole, see oli sanitaararst, oli vallavalitsuse koosseisus ja see oli küll nõukogude aja jäänuk, aga kui tsiviilkaitse oli olemas, see oligi see, et kui tuleb mingisugune üldmürgistus või muu asi, et siis kuidas tagada rahva tervist. Selleks oli eraldi ametnik. Nüüd ei tea sellest töödega mütsi mitte keegi ja nende kohustused, seaduslikud kohustused tänasel Saaremaa vallal kriisi korral midagi ette võtta puuduvad. Isegi. Nad ei teegi midagi, jah, nad ei ole kohustatud selleks ja selle vallavalitsuse koosseisus praktiliselt ei ole ühtegi Kaitseliidu liiget vabatahtlikku, kes oleks ka vabatahtlikult sellele mõjunud. Mõni tublim pereema on Toidupanga liige, eks ole, see on nüüd rahuajal, kui poes juhtub toitu üle jääma, et siis seda jagada. See on väga tänuväärne töö, kõik nad teevad, vaat seda tööd, seda Toidupanga tööd, seda tehakse erakondade üleselt, et see on väga kena asi, kiidame kõiki, kes seda teevad, aga see on siis, kui toitu üle jääb. Aga mis siis saab, kui puudu jääb? Ja praegu juba ongi Toidupangal häda käes, sest ükski toidupoekett enam nii heldelt midagi ei jaga, neil ei ole ka enam midagi anda. Ja neil on ka tehtud teatud piirangud peale, nii et see Toidupanga tegevus hakkab vähe kokku kuivama juba nüüd, kui rahvas on vaene, kui kaup enam nii hästi ei lähe ja ka poeketid enam nii-öelda müügitähtaja lähenevat toitu enam nagu väga välja ei anna. Et juba on tegelikult olukord muutunud ja kui päris kriis käes on, me oleme sõltlased meile iga päev praamiliiklusega tulevatest veokatest, mis siis toovad toitu Tallinnast või mujalt hulgiladudest. See vähene toidu tootmine, mis meil Saaremaal veel alles on, lihatööstus ju pandi kinni, piimatööstus veel on alles, läheb samamoodi kõigepealt kombinaatidesse, kus need pakendatakse Tallinnas, sealt hulgiladudesse ja siis tagasi. Et Saaremaal toidetud toit käib vähemalt ühe tiiru mandril ära, enne kui ta poodi jõuab. Ja meie kohaliku jaotusketti ju pole. Ei ole, et tootjalt otse tarbijale midagi jõuaks. Need algatused on väga väikesed, mõni kalur on veel ta ei tohi enam palju püüda. Ja nüüd tänane valitsus kehtestas 10 kilose piirang. No, et see on nüüd nagu eriline hullus, sellepärast, et Euroopa Liit ei nõudnud selle piirangu kehtestamist praegu. Seal oli mingi 2027. aastaks, aga meie nagu kuritegelik valitsus kehtestas selle kohe kaluritele. 10 kilo ja rohkem ei tohi müüa. Et siit jällegi, eks ole, valijatele saavad, et üks ju meie programmiline punkt on see, et taotleme ajaloolise püügiõiguse taastamist inimestele ja mõelge ise, kes meie toidulaua tahavad vaesustada, eks ole, see sama praegu võimul olev koalitsioonipartei, sest nemad ju siin kohalikus omavalitsuses kuuluvad sellesse samasse seltskonda,
kes teeb selliseid otsuseid siis nende riigi tasandil. Nende erakonnad, tänane võimul olev kamp kehtestas selle. Ja nemad siis nüüd võivad siin ju vaikselt olla, et no me ei tea midagi, aga tegelikult neil on kaasvastutavad selle eest. Et miks nad siis ei nõua oma erakonna liikmetelt teistsuguseid otsuseid? Ja nad väga kuulekalt täidavad kõiki hulluseid, mis tulevad ei tea kust. Et seda palun ka arvestada. No kui ma mäletan, ma sõitsin Nõukogude ajal ka praamiga üle ja siis olid need 2 väiksemat praami ja ja siis oli see, mis ma praegu vaatan, tohutu rekkade vool käib edasi-tagasi. Mida nad siia veavad kogu aeg? Tollel ajal elas Saaremaa ilusti ära ja eriti veoautosid ei liikunti seda aga vahet. see oligi see, et see sama kohalik toit viidi kohe kohalikku poodi. Just. Ja kui olid ka need ühismajandid, siis neil oli veel oma inimeste varustamiseks ja oma võimalus täitsa olemas, eks ole. Oma laudast anti oma töötajatele otse liha, kõike, mida vaja oli, kartuleid ja eks ole, et see ise varustamise printsiip toimis. Aga nüüd ta ei toimi. Eks ole, mitte keegi ei ole, kõik meie vili viitakse ka enamustes eksporti ja läheb kuhugi mujale ja see, mis siis jahvatatakse ütleme, toidu jaoks ei pruugi üldse kodumaine olla. Et seda, see suures globaalses maailmas teatud tarneahelate katkemisel tekkiv kriis on kahjuks selline, et tõepoolest ellu jäävad vähesed. Aga meil on vist oma piimakombinaat on veel olemas ja isegi ma vaatan, mõnikord ma joon isegi seda Moo Saaremaa piima. See käib ka Tallinnast läbi, vist ei käi ju. Vaata, küsimus on selles, et mida nad siin koha peal toodavad, kas see võiliin ja juustuliin või midagi veel on alles, eks ole, nad üksikute toodete peale teevad, aga nagu sortiment on ju väga väike. Et tegelikult saab piimast toota palju asju ja suur osa asju ei toodeta siin koha peal. Et see ongi küsimus, et kui, ja ka mitte kohalikule turule. No kas me siis, kui palju siis meie sellest kaubaletil olevast toodangust on Saaremaa oma ja et see ei tule otse piimakombinaadist, vaid ma ütlesin, et see on Tallinnas erinevate ladude vahel mitu tiiru teinud, enne kui ta lõpuks poodi vastava poeketi rekkaga, siis kas see on siis Rimi või on see siis Coop või on see siis Selver, eks ole, aga sõjaväge tohib varustada ainult Selverist ja Selverid on meil üks pood ja riigihange on sõjaväge tohib ainult Selverist. Riigihanke seadus on. Riigihanke võitis Selver. Õppustel tuleb osta söök ainult Selverist. Aga kui on õppus läheb üle reaalseks olukorraks, siis riigihanke seadust ju keegi ära ei muuda. Aga Selverist ei ole midagi võtta. No praegu veel on. No siis kui on, siis tellitakse ette. Et ega ta siis ei saa minna niimoodi, et siis tuuakse. Aga kui see ei tööta, siis ongi kõik. Siis on sõduritest pikk saba, siis saab Selver väga kiiresti tühjaks. Jah, nii on. Et selles mõttes jõuame selleni, et ka pangani tegelikult, et kui Toidupank on see, mida me kiidame, et see jagab seda kristlikult ja peredele, kellel on lapsed, et see on hea algus, et selle peale saab ka kriisi korral vähest varude jagamist teha, aga päris pangasüsteemini, kui me jõuame, siis me peame ka aru saama, et siin tulid viimasel nädalal paar teadet, millest võib-olla paljud pole kuulnud, aga Delfi ärilehes ja pärast Päevalehe juhtkirjas toodi esile see, et ega Eesti riik sõja korral oma sõdurite perede eest ei hoolitse. Et polegi raha ja pole plaanegi ja pangalaenud, mis on sõduri, kes siis on mobiliseeritav, ta on noor mees, tal on pere, tal on pangalaen oma kodu jaoks võetud, seda mitte keegi ei hüvita, eks ole, see jääb perele. Nii et siin on nii palju kitsaskohti tänases riigis, et nagu viimane aeg on aru saada. Et nende lahendamisega vaja jõuda. Jah, kui me tegelikult, meil oli juttu nüüd siin kohalikul tasandil, eks ole, ega need värgid, mis maailmas toimuvad, näiteks minu jaoks on päris alarmeeriv see, et tahetakse minna üle digieurole. No see ongi seesama, et kui elektrit ei ole ja internetiühendust ei ole, siis ei ole mitte midagi. Et see digieuro, nii kaua kui see kehtib, on nii kaua kui meil on aga sellega saame teid kontrollida ju. No see ongi see eesmärk, raha käib läbi panga, eks ole, ja me teame siit hiljaaeg oli see skandaal siin, eks ole, et kus siis rahapesu büroo, eks ole, siis või rahapesu andmebüroo
käis ja nuuskis inimeste kontodel, eks ole, mis laotab ju. Nii et tegelikult me oleme ju suundumas sellisesse üldisesse kontrolliühiskonda, millele vallal on päris raske vastu seista. Me ei ole. Me ei lähe sinna kaasa. Me ei räägi selles suhtes meie. Et me räägime sellest nemad. Et nemad tahavad seda teha. Euroopa Liit läheb praegu, on ju. Me kuulume sinna. Ei lähe ka. Et tegelikult see Euroopa Liit, kui selline lakkab, siis olemast. Et selles suhtes Euroopa Liit, kui surveabinõu on tõepoolest komissaride ja teiste poolt tehtud, aga ega siis riigid hakkavad sellele vastu juba praegu. Et selles mõttes, kui meil siin peavoolu või ääravoolu meedia ei näita tavaliselt neid proteste, mis Euroopas juba toimuvad. Aga üldiselt sellega rahvad ja riigid kaasa ei lähe, nii et ega Euroopa Liit omas mahlas on jõudnud üsna huku äärele. Tuleb aru saada, et kui mida ta tarvis ei ole, et siis ta sinna läheb, aga selles suhtes ei ole see ka meie, kes otsustavad, ka selle, kas Euroopa Liit jätkab või ei jätka, otsustavad ikkagi Euroopa suured riigid. Meie siin peame otsustama seda, et mis meile oluline on ja kui see asjad, mis meile kasulik on, me saame alati teha, aga mis meile nagu otse rumalus ja kahjulik on, et me peaksime oskama neid otsuseid vältida. Just. Aga vaata, üks teema, sina, Anti, saatsid mulle siin selliseid huvitavaid neid, kui me lähme natukene globaalsema asja peale. Aga üks huvitav, mis mul on meeles, see, mis üks pildi sa saatsid ka, Ameerika terviseminister, ta pidas ühe huvitava kõne, eks ole? Jaa, eks ma mõtlesin selle kohe välja. Jah, aga vaata huvitav, kui me nüüd sellel teemal nagu Eestis räägime, siis vaata, siin Eestis oli ju ka üle maailma oli selline suur süstikampaania. Oli ju nii. Ja Eestis ma mäletan, ma tean ainult ühte erakonda ja ühe erakonna juhti, kes on avalikult tunnistanud, et nad panid mööda selles asjas. Jah. See oli Martin Helme rääkis siin. Avalikult ütles nii, et me panime mööda. See on väga hea, kui tunnistatakse, siis tulebki sellest aru saada ja siis meie ei ole ka verejannulised, et me peaksime seda teisi, kes aga meie väga lihtne sõnum on, et me püüame õnnetuid sotse päästa nende enda käest, eks ole, või nende valijaid. Et sageli on ju nii, et kui inimene on läinud segi, et siis ta ei saagi aru, mida ta teeb, kui ta on rohehulluks läinud, mis vahet seal on, eks ole, ta teeb tervele riigile halba. Ja sellega on see lugu, et kui sul tuleb selline haigus kallale nagu sotslus näiteks, sotu, et siis see on kauaks ja võib-olla ei lähegi üle, aga riiki tuleks selle eest kaitsta ja neid inimesi ei tasuks valida. Nii? Me jah ei mõista hukka, aga püüame ka neid õnnetuid päästa nende endi käest, kes on endiselt veendunud, et nad tegid õigesti praegu, kui on juba peaks kõigil selge olema, et eksisid ja tehti kuritegusid. Näita palun, jah. Ja ma vastan sellele sinu küsimusele siin, et siin on Ameerika, sa võid jagada seda ekraani, siin inimesed näevad, võivad ise vaadata, see on selline lühikene videolõik ja kus Ameerika tervishoiuminister Robert Kennedy Jr. valgustab siis vaktsineerimise vaktsiinide rolli tervishoius ja nakkushaiguste leviku vähenemises viimase 100 aasta jooksul ja see on osaliselt ka vastus ühe senaatori sõnavõtule Ameerika Ühendriikides. See senaator väitis, et vaktsiinid on päästnud 100 miljoneid inimelusid. Ja selle peale toob siis Ameerika Ühendriikide praegune tervishoiuminister välja teadusele tuginevad, eks ole, faktid, kus on näha siin on üks koht, kus on näha, kuidas viimase 100 aasta jooksul on suremus vähenenud, aga siin on siis ka siin on näha, kuidas nakkushaiguste esinemissagedus on vähenenud aastast 1900, siin on siis ligi 100 jooksul, eks ole, et väga oluliselt. Ja see, mis on
mis on olnud siin nagu selleks põhjusteks, eks ole, tänapäeval meile räägitakse pidevalt, et nakkushaiguste esinemissagedust on drastiliselt vähendanud vaktsiinid. Aga kui me vaatame siin, et aastal 1900, eks ole, et kui siin on nüüd leetrid, et oli suremus siin 100 000 elaniku kohta, eks ole, et me näeme, et see suremus langes drastiliselt juba ammu enne vaktsiinide kasutusele võtmist, eks ole. Ja nii on enamuste siis tänapäeval vaktsineeritavate haiguste puhul, sellest on meil varem juttu olnud, eks ole, aga nüüd ütleb selle välja, mis on väga oluline, ütleb välja Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister ja see, mille ta siin välja toob, mis on tegelikuks põhjuseks sellele, et siin on näha gripivaktsiini puhul, eks ole, et see langus siis gripi puhul suremusse, eks ole, gripist põhjustatud suremusse langes juba niimoodi praktiliselt püstloodis 30. aastatel. Esimesed vaktsiinid võeti kasutusele 65. aastal, eks ole. Ja siin on näha, vaatame kohe siin, ma näitan veel ühe graafiku ära, kus on näidatud seda, et mis olid need tegelikud olulised tegurid, mis langetasid suremust nakkushaigustesse. Siin me näeme vee puhastamine, kanalisatsiooni sisseviimine, eks ole, samuti ka terviseametite või siis ütleme rahva tervise eest vastutavate ametkondade moodustamine, kes siis hakkasid tegema teavitustööd ja siis kasutusele võtma sellist rahva tervist edendavat ja parandavaid meetodeid, mille hulka siis kuuluvad ka see kanalisatsiooni ehitamine linnadesse, eks ole, ja vee puhastamine ja üldine elatustaseme tõus. Siin on isegi mainitud seda, et teede võrgustiku rajamine, eks ole, tõi kaasa suremuse vähenemise nakkushaigustesse ja selliste meditsiiniliste meetmete või ütleme siis vahendite nagu näiteks antibiootikumid ja muud asjad, nende roll on olnud siis, nüüd on jälle selle Ameerika Ühendriikide tervishoiuministri sõnad, alla 4% sellest kogu suremuse vähendamisest, eks ole, et see on selline väike murdosa ainult. Ja väga oluline ta rõhutas seda, et rahva elatustaseme ja jõukuse kasv, et see, mida meil praegu tehakse, eks ole, sellise maksude tõstmisega, eks ole, et inimesi vaesustatakse, me teame, me liigume tagasi sinna, kus hakkab rahva suremus kasvama. Meil on ajaloost näha selge, eks ole, selline, et pilt, et kui rahvas on olnud vaene, siis on suremus olnud ka tõusnud, eks ole, ja kõrge. Ja nüüd ajab siis meie selline võimuparteid, ajavad meid tegelikult sõna otseses mõttes hukatusse. Et kui rahvas vaesub, hakkab rahvast rohkem surema. Meie tahame seda vältida, eks ole, meie sellele ei lase juhtuda. Seda küll, aga käsud tulevad ju kuskilt kõrgelt ja kaugelt. No see vahepeal võiks olla siis nii-öelda Eesti Vabariigi valitsejad ja kohalike omavalitsuste tegelased, kes need kõrgelt tulnud käske oskavad niisuguse naela otsa lüüa, mis vaiknes. Ühesõnaga, väga kuulekaid võõra isanda teenreid endale võimule ja valitsejaks võtta on suur rumalus. Ja Kubjas, Kilter ja Aidamees ei ole Eesti rahva seas kunagi au sees olnud, millegi pärast on siiski hulk inimesi, kes neid ameteid jätkuvalt pidada tahavad ja siis võõra peremeeste juures tähtsad olla ja oma rahva suhtes siis rumalaid võõraid käske kuni tallipoisini välja, kes siis vitsa ka annab, kui ei kuula mõisahärrad. Jah, need on teenija rahvas, eks ole, et nagu Kristjan rääkis siin, et peremehi on vaja. Peremehe tunne on vaja inimestel tagasi tuua, eks ole, et inimesed hakkaksid käituma omal maal nagu peremehed ja me oleme seda nende rahvaalgatuste, rahvahääletustega proovinud elustada, see on üle Eesti käima läinud, et see on positiivne nähe ja me jätkame sellega, et inimesed minge 19. valima, valige endale põhiseaduslik, eks ole, esinduskogu, kohalikus omavalitsused, see on ainuke viis selleks on paberhääletusele. Ma püüan siin ajada nagu selga sirgu, et kuidas see siis paistab, et ajage selg sirgu ja valige saarlased, et nüüd on aega olla saarlased. Et see on jäänud on nädal aega, jah. Nii, sellised asjad on siis
sul oli siin need, aga nendest me juba rääkisime, on ju, mis sa mulle siin saatsid. Jaa, me võime neid asju on palju, me võime võtta teinekord teha jälle sellise natuke peale valimisi tervisekesksema saate, eks ole, et siin Ameerika Ühendriikides selle sama maha ehk Make America Healthy Again, et teeme Ameerika jälle terveks, et seal on iga nädal suuri muutuseid, eks ole, mis raputavad siis Ameerika ühiskonda, siin on Ameerika lõhestunud ka tervisepoliitika valdkonnas, nii-öelda sinised osariigid on nüüd viimane uudis sealt maha raportitest, on see, et on hakanud vastu sellistele vaktsineerimispoliitikatele, eks ole, et vastuseis, ütleme, aga selle taga on seesama korporatiivne võim, et nii meditsiinisüsteem, eks ole, tööstus, kõik on üdini korrumpeerunud valitsusstruktuurid ja need nii-öelda siis sellised, kes praegu räägivad, et uus administratsioon, eks ole, et ei jaga ööd ega mütsi, need on kõik sellised korporatiivse tööstuse häälekandjad, et ma näitan siit, kui inimesed tahavad ja on huvi, et lugeda ise ja süveneda sellesse, et kuidas tubakatööstus on oma seda agendat läbi surunud aastakümned, et siin on ka niimoodi, et ütleme, et nende selline käsikiri või stsenaarium, mille läbi nad on mänginud ja see on põhjustanud siis miljonite inimeste surmasid, eks ole, lisasurmasid, mida oleks saanud ära hoida, aga põhiline on seal see, et külva segadust ja kasuta venitamistaktikat ja musta vastast, eks ole. Aga huvitav on see, et nad on ka narkootikumide legaliseerimine on just, ütleme, nende demokraatide teene. Et inimene lähekski lolliks. Ja. No see teenirahva muutmise värk, et kui sa iseseisva kohaliku valla võimu asemel eelistad teenuskeskust, siis on teenijad ja teenindatavad. Teenijad on siis veel need, kes teenivad võõraid, aga teenindatavate hulkana on see, et kui lähete käest abi küsima, siis teenust küsima, siis öeldakse, et seda saad kõrgema ülemuse käest, aga minul ei ole pädevust. et see on taandunud, see on rudimenteerunud, eks ole, see on nagu meie iseseisvuse aluseid on vaja vaikselt üles ehitada, nii et üks nõuanne veel kõigile rahulikult. Et enamik inimesi, kui me küsime, kas sa tead, kes su külavanemad on, sinu külavanem, siis enamik tegelikult ei tea. Nad ei ole osalenud ka selles valimistes. Aga võiks ju huvitada, eks ole, alates sellest, et mis see külavanem siis tähendab. Et nüüd tulevad lisaks vallavolikogu valimistele tulevad ka osa vallakogude valimised. Nüüd tulevad kohe pärast valla volikogu valimisi, mis on 19. Need tähtajad ja kuupäevad peab siis määrama teenusekeskuse juht. Teenusekeskuse juhtidele on antud ülesanne korraldada osavalla territooriumil kindlaks määratud külapiirkondade esindajate valimised. Aga kuidas korraldada, mis aja jooksul korraldada, see on suhteliselt lahtine. Selleks, et teavitada juba ja osaleda, eks ole, läbi külavanemate oleks see mõistlik. Külavanemad on Saaremaal siiski õnneks enamikes külades olemas, aga paljud on jäänud ümber valimata või kauaks ja nende tegevuses ei ole olnud sellist tuge. Viimastel aastatel on ka külarahad ära võetud, et siin mõned aastad tagasi kõik külad, kellel oli külavanem valitud, said vallast külaraha, mis siis võimaldas külal mingit ühist asja ajada. Need rahad võeti siin viimastel aastatel tänase võimukoalitsiooni poolest ära. No me kavatseme seda kindlasti taastada ja seda valla sisest külavanemate institutsioone toetada ja taastada, sest sealt asi algab. Ja Torgus on, nad suutsid säilitada olukorra, kus see osa vallakogu koosnebki külavanematest. Eks ole, esimesel tasandil on ta oma külas juba valitud ja siis nemad otsustavad valla tasandil, eks ole, üks väikse kihekõne. Ja see ongi põline asi. Nii et kui me seda saarlaste valikute erisust vaatame, siis see on nüüd üks väga tüüpiline mõtlemine, mis iseloomustab siis Saaremaa põlisrahvast, sest külavanemad on ka selline muistne institutsioon, mida tasub hoida, kui me tahame ellu jääda. Ja külavanemate puhul on ka see oluline, et valige endale külavanemaks inimene, kes kriisi korral teid aidata suudab. Eks ole, tema peaks siis olema see, kes kui kuskilt mingit abi tuleb, annab, viib teate ja nii edasi. Ja sellepärast valitigi vanasti külavanemateks peremehed, mitte sulased või teenijad.
peremehel oli sulane ja teenija ja tal olid lapsed. Ega tema ei jooksnud mööda küla ringi ja teavitanud, vaid laskis sulasel seda teha. Eks ole, selles mõttes küla vanemaks valigi inimene, kes suudab midagi koha peal organiseerida, kellel on endal mingid ressursid olemas, millega aidata ja kes suudab ka teisi aidata. See, kes ennast ise aidata ei suuda, no ärge teda küla vanemaks valige. Et siis sealt edasi nüüd selle külapiirkonna esindaja valimine, et kui nüüd osavald valitakse osavalla kogu, uus koosseis tuleb kokku, kes need inimesed siis on? Kas nemad tahavad endale otsustusõigust või ei taha? Sellest ju sõltubki. Kui te valite osavalla kogusse inimese, kes on selle poolt, et Saaremaa on üle tsentraliseeritud ja osavalla kogul mingeid õiguseid ei ole, ta tegelikult teenib truualamlikult mõnes valla ametis ja julgi iitsatadagi kohaliku rahva eest, vaid tuleb patroneerivalt selgitama seda, mida vallavalitsus otsustas, no ärge teda ka valige, eks ole. Siis ta ju esinda ju teid, vaid esindab vallavalitsust, et miks te selle täiendava vallavalitsuse esindaja endale veel piirkonna esindajaks valite. Mõelge selle peale, et selleks, et iseseisvust tagasi saada, valige inimene, kes esindab teie külapiirkonda vallas, nii osavallas kui suures Saaremaa vallas, ja siis iseseisvus vaikselt tuleb tagasi. Arutelu tuleb tagasi, ja siis, kui tulevad küsitlused, siis te juba teate, sellepärast, et no kui hakkate praegu esitama rahvale küsimusi, millest nad pole kuulnudki, nad ei oskagi vastata, eks ole. Informeerimine peab käima ette. Ja üks meie lubadus ja lõpuks on veel see, et ma toon alati rahvusvaheliselt tasandilt kogemusi kaasa teistest riikidest, kus ma olen teeninud ja kus meil on praegugi suhted olemas siin Euroopas. No näiteks meie valla leht. Me ei räägi siin peavoolu meedia suurtest väljaannetest, kus EKRE-t praktiliselt ju kunagi ei avaldata, eks ole, see on kõik kellegi käes. Aga võtame Saaremaa valla lehe, mis tuleb Saaremaa valla eelarve kõikide inimeste postkastidesse. Olete vist ikka näinud, korra kuus vist tuleb. Mõni vast loeb ka, aga enamus ei viitsi vist seda vaadata. Seal on ainult vallavalitsuse seisukohad. Puudub opositsiooni veerg. Ei lastagi kirjutada sinna. Kas te mõnda minu kirjutist vallalehest olete näinud? Kas see ongi maksumaksja raha eest? Maksumaksja raha eest kasutab võim seda täielikult võimu korraldamiseks, aga Saksamaal on seadus, mille järgi peab olema lisaks siis võimul oleva koalitsiooni eesmärkidele, mida nad teha tahavad, mida nad selgitavad, opositsiooni veerg seal kõrval. Alles siis, kui loed, et nemad tahavad seda, teised tahavad seda, tekib võrdluse moment. Alles siis tekib valiku võimalus, kumba siis rahvas valib. Kas neid, kes praegu võimul on ja nende poolt tehtavaid otsuseid, või neid, kes ära põhjendavad, et meie teeksime teisiti ja sellepärast, et kui sellist asja seaduslikult ei ole pandud ja opositsiooni häält ei kostagi, siit läbi Pereraadio kostab, aga vallalehes ei ole, siis meie lubame küll, et me anname, kuigi seda seadust veel ei ole, me anname opositsioonile alati võimalusega oma seisukohti avaldada. Siis tekib teile võimalus arvestada, kumba te tahate. Lihtne. Jah, nii ongi. Väga lihtne. Nii et head inimesed ja aitäh teile siin Kristjan Moora ja Antti Kukela, et teid on alati siin hea näha. Tänan kutsumast, meil on alati meeldiv siia tulla. Tänan kutsumast. Ja tänan kõiki kuulajaid ja kui te seda saadet olete kuulanud ja see teile meeldib, jagage ka, siin enne valimisi on väga oluline, et ainult nagu ise seda oma tarkust ei oma, vaid see kollektiivne ja kogukondlik mõtlemine tähendab seda, et ikkagi pereringis ja oma kogukonnas, oma sõprade ja naabritega teete ühiseid otsuseid, et see valikute tegemine eelolevatel valimistel ei peaks olema nii, et mees ei tea, mida abikaasa teeb ja omavahel sellest poliitikast ju ei räägi, et tegelikult tuleb pidada nõu ja teha ühiseid otsuseid. Just. Jõudu! Tohter, viimane sõna. Jaa, tuletan uuesti meelde, et jääb selliseks viimaseks mõtteks võib-olla, et kutsun üles kõiki inimesi, eks ole, et kes soovivad valima minna, et valimiste põhiseaduslik valimiste kuupäev on üks ja ainuke, 19. oktoober, eks ole, ja põhiseaduslik valimine on paberhääletusel, eks ole, ja põhiseaduslikud valimistulemused on näha pabersedelitel. Ja need saab eraldi välja tuua valimistulemusest, siis me näeme, mis see tegelik valimistulemus oli. Võtke see päev, võtke see pingutus ette ja käige valimas koos perega.
jah, ja koos nooremate pereliikmetega, võtke nad kaasa, isegi kui nad tõrguvad. jah, sest ülejäänud teist tüüpi valimise värk ei olegi põhiseadusega kooskõlas. Ei ole. On ju. Nii see värk, nii see on kahjuks. Nii, selge. Aitäh teile ja kohtumiseni. Kohtumiseni.